harukordsest teemast meie saates tegelikult, meil ei ole tavaliselt selliseid teemasid. Maailma lõpust. Et ma arvan, et on aeg minna poodi, kott täis toppida leisi kartulikrõpse ja mõmmi limonaadi. Jah, neid toite tuleb osta nüüdsest alates, mis seisavad kaua. Mis on võimalikult kemikaale täis. Ja võiksid osta Coca-Cola, Saksa keeksi. Need Saksa keeksid, need on need tuumasõja elavad küll. Ainuke jama on selle Saksa keeksiga see värk, et seal on rosinad sees. Ei, rosinad küll, jah, aga tal on see Saksa nagu või Sakste või Saksa või äkki see on Katrin Siska kook. Keeks. Ei, selle Saksa keeksiga on see teema, et ma arvan, et see oli juba sellest ajast, kui Hitler oli võimul ja Hitler leiutas selle kindlasti, et see kõik, tal oli endal lademetes selline suur ruum, et Hitler otsus, kui nüüd maailma lõpp tuleb. Siis kõik söövad Saksa keeki. Tal on see ruum, kus on nagu Saksa keeksi. Aga ütleme selle aastaga, millal see tuleb nüüd? 2012. Et ma arvan, ütleme niimoodi, et me loodame seda, et selleks ajaks on suutnud kõik inimesed vajalikus koguses omale kartulikrõpse igast muid jama osta ja et Peeter Peterson on suutnud kõik oma plaadid läbi müüa selle aega ja et Maarja Kivi mees oleks selleks ajaks oma võlgadest lahti saanud. Sest muidu vastasel juhul lihtsalt, ma ei tea. Ja minu arust võiks maailma lõpu väiks soovitused, kes vähegi üritab ellu jäädes, siis otsige üles need vennad Voikad ja need punkrid. Ja hakake juba praegu laadima käsikaamera neid, et siis te saate filmida vaata. Et siis kui keegi leiab selle teibi, siis see on ajalugu, et võib-olla see 500 aastast keegi leiab kiviunniku alt selle kaamera ja siis paiskab selle netti, siis juba ei ole enam YouTube ja midagi muud. Tore, nüüd aeg on käes, et